Tere hommikust! Täna on esmaspäev ja alustame nädal minuga. Ma ütlen kohe ära, mul on siit tuju. Ma nägin ülimalt sitta unenägu, kus ma nagu karjusin, hüsteerias karjusin ja ma ei tea, suht uudne. Ja ma lasin eile väga varakult magama, sest et ma ei tea, ma olin kuidagi nii kurnatud, nii väsinud ja kimbutavad need ärevuse hood ja täna on mul siis psühholoog. Plaanis on mul teha täna kaugvastuvõtt. Tegelikult ma tahtsingi minna koha peale ja siis kuna ma olen seal piirkonnas, ma oleksin läinud enda korterisse, nats teinud remonti. Aga kuna mul ei tule mitte välja, siis ma lihtsalt olen nagu okei, võib-olla äkki ma pean lihtsalt puhkama. Nagu reaalselt puhkama, sest et ma olen tegelenud suhteliselt iga päev oma blogi nagu nende asjadega. Äkki võib-olla see on too much natukene, sest et iga hommik minul algab igatahes niimoodi, et ma võtan telefoni kätte ja hakkangi neid motivatsioonilauseid tegema ja nii edasi. Et kuna ma mõtlen ise praegu neid motivatsioonilauseid, siis kui ma jauran selles suhtes jah, ma teen läbi GPT. Ma teen selle kaudu ja ta vahest see kuradi chat paneb näkku. Ja siis sa oledki nagu mingi. Siis mul läks täna hommikusöök elukaaslasel pekki. Hommikusöök, lõunasöök tegi. Vaata ühesõnaga ma viitsin teha. Vaata, praegu ma söön hommikust, sest et ma tunnen, et ma tahan süüa. Ja arvatavasti ma vist tudun. Ma arvan, et ma tudun. Sest et ma tunnen, et mul on räige unekas. Ja siis ma tegelen arvatavasti koduste toimetustega täna. Lihtsalt tegelen koduga. Ja homme ma siis tegelen juba blogide asjadega. Eks ma ikka ju blogin teile, mis iganes on ja. Aga see, et ma hakkaks midagi netis tegema, seda küll mitte. Et ma proovin täna nagu telefonist eemale ka olla, sotsiaalmeediast. Sest et mul natukene tekitab nagu masendust, sest et ma olen kannatama, mu kannatus on nagu null. Ma ei ole inimene, kes oskab kannatada või nagu oodata või midagi. Sest ma näen seda, et ma nagu räigelt panustan praegu oma blogi on ja. Aga ma näen seda, et nagu pigem tulemus on halvem siis, kui ma väga ei panustanud. Ja siis ma ei saagi nagu nüüd aru, et mis ma valesti teen. Vaata, aga mul siin oli söögivaras. Hästi, aga ma lähen söön. Ja siis vaatame juba, mis edasi saab. Äpsu, minu toit. Teate, mis kell on juba vorsti 4. Vot, mis ma täna teinud olen? Mitte midagi. Ma rääkisin psühholoogiga ja psühholoog ütles, et jah, mul on täiesti identiteedikriis. Identiteedikriis, vot, identiteedikriis, jah, minul on see. Tõesti on. Mul ongi praegu see ebamugav aeg, kus mul lagunebki vana mina täielikult, aga uut mina ei ole veel tekkinud. Ei ole veel nagu kinnitunud ja see võtab meeletult nagu aega. Meeletult. Aga tõesti hea asi on see, et ma saan aru, et on positiivseid asju. Et ma nagu mõistan, mis. Et lootust on ikkagi. Ja praegu me lähme tagasi sellele ajale, kus me oleme
1 korda kuus näeme siis. Sest et ma olen juba päris tubli, ma saan iseenesest juba asjadega nagu hakkama. Ja mul võtab lihtsalt rohkem aega mõndasid asju harjutada. Näiteks ongi praegu vaja harjutada ärevuse liigitamist, et kas siis nüüd on ärevus, mis on siis seotud mingi kognitiivse käitumisega, onja. Kognitiivne käitumine, ma siis saan aru, et ongi tegevust nagu vaja, onja. Et see rahutus või selline. Või siis on see mul nagu, kuidas ta seda nimetas? See nagu päris ärevus, onju. Kognitiivne see ei olnud, füüsiline ei saa olla. Ühesõnaga mingi muu ärevus. Ja siis on olemas alkoholi ja see sõltuvuse ärevus, onju. Et nagu 3 liiki ärevust on siis. Ja siis ma pean selle 3 liigi ärevuse nagu vahel oskama nagu aru saada, millega see tegemist on. Ühesõnaga, tundub maru keeruline alguses, mulle tundub kõik psühholoogikodused tööd maru keerulised. Aga pärast ma kuidagi saan ikkagi nendest aru. Täpselt samamoodi me rääkisime temaga, et aasta tagasi ta tuletas meelde, kuidas ma ei suutnud sõna aktsepteerimist. Ma ei tundnudki see sõna, ma mäletan suust välja. Mõtlesin päris, ma panen okseta selles kabinetis. No ei saanud lihtsalt, ma ei saanud sellest asjast ära nagu aktsepteerima. Mis asja sa räägid? Mis sul viga nagu on? Aga mul tuli hästi kiiresti see aktsepteerimine tegelikult, kui ma hakkasin tegelema. Ja mis siis veel? No ongi, ma olengi kusagil praegu 1,5 aastat käinud või tegelikult peaaegu 2 aastat olen käinud. Mais saab aasta pigem või 2 aastat saab. Kui ma olen käinud nende juures seal. Vahelduva eduga oli alguses, sest et ma olin küll mingi aeg olin haiglas. Ja siis ma vist äkki viitsinud käia või ma ei tea, ma valisin pigem vist alkoholi. Jaa, aga ta ütles seda, et ma olin siis väitnud, kui ma täitsa algusest tulen, siis ma väitsin, et mida minust kõik tahavad, kõik väidavad mulle, et ma olen alkoholik, kuigi ma jõin iga õhtu. Siis ma hakkasin täiega naerma täna sellele, et see. No aga siis oligi ju normaalne elu, ega olgem ausad, kui ma tarbisin isegi. Ma ei teadnud, mis asi on ärevus. Ma lihtsalt sain aru, et süda veits jäädamini peksab ongi kõik. Ja see, et mul ma isegi ei arvanud seda, et mul mingi depressioon on või mingi selline asi. Aga jah, mul on keerulisem praegu sellepärast, et ma olen eneseteadlik. Ja ma oskan märgata neid asju. Ja see teebki asja veel keerulisemaks. Nii et kas loll on kerge olla? Jaa, mõtle, sa ei tea pooltest asjadest. Sa ei saa aru lihtsalt. On see on, just nii peab olema. Oh my god. Ja, nüüd niimoodi. Varsti tuleb elukaaslane, siis me teeme nädala osta. Täna me läheme 2 erinevasse poodi. Lähme Selverisse ja lähme Lidlisse. Lidlist ostame mulle kraami ja Selverist ostame talle kraami. Sest et suuremad soodukad saab praegu. Lidlis saab suuremad minu kraami soodukad. Või siis tervislikku seda. Kusjuures ma tellisin täna Burger Brossi. Ühesõnaga, ma võin lubada, ma võin lubada endale ja ma olen tõesti lubanud endale vähemalt kord nädalas mingisugust, ma ei tea, rämpstoitu või vähe sellist kaloririkkamat toitu. Ja kuigi ma olin laupäeval just söönud Burger Brossi seda, siis ma täna tundsin, ma ei viitsi mitte midagi teha. Ma viitsi esiteks minna hakata vaaritama seda tervislikku toitu. Et lihtsalt mul on nõrk. Ma ütlen teile ühe asja, mind ajab see räigelt masendusse. Ma näen ja pingutan praegu reaalselt nagu oma vloogide suhtes. Enne ma võin öelda niimoodi, ma võib-olla pingutasin äkki alguses niimoodi, kuidas ma praegu pingutan viimased, ma ei tea, mitu nädalat olen pingutanud.
ja teate, mul ei lähe. Mul lihtsalt nagu, mul ei lähe neid vaatamise. Minu meelest nagu see vaatamist asi on nagu nii alla läinud jälle, et noh, suht, ma ei tea, mis iganes. Ja ma ei tea. Ma ei oska mitte midagi. Ma nagu saan aru, et meil on nagu kindel oma mingi kogukond või niimoodi võib öelda, et on tekkinud on ju väga lahe. Aga ma olen iseenesest selline võistlev inimene ja ma võistlen hästi palju iseendaga. Aga lihtsalt nagu, noh. Jah. Mul on niisugune kahtlane tunne, et ma olen seda rääkinud juba hommikul. Või ei ole. Ma ei tea, igatahes ma igaks juhuks räägin ära. Kui midagi ma saan ära kustutada. Jah. Et perse ma nüüd üks tähega kokku jälle. Issand jumal küll. See, et mul on kannatust, ma ei ole väga kannatlik inimene. Oot, see oli just mitte kannatlikkusega, mul tulebki meelde, et ma olen nagu juba rääkinud sellest. Sest, et jah. Ma nüüd ei teagi. Ma arvan, et miski pärast mulle rääginud. Nii, poetiirud on tehtud ja mis ma saan? Kuna me ei saa valgu ehk siis proteiini need täis, siis ma nüüd hakkangi neid šekke jooma. Saada siis oma valgu selle täis. Aga nüüd lähen mängin oma seda Mall Simulatorit ja lähme varsti ära. Ma ei tea. Nii, et jaa. Nii näitan seda simulaatorit, see on Epsonland. Epson Melgoss, nii et see on tema kaubanduskeskus. Suke. Tere hommikust! Ma ei tea, praegu võib öelda niimoodi, et ei tea, siit hommik on jälle. Mind see tuju jälle ei ole, või kõik ajab närve mind. Vaat. Ja mingi kuradi jobu suitsetab rõdu peal. Mul on aknad lahti. Sest, et ma tuulutan tuba. See on rõve hais ja see hakkab vastu täiega. Muidu ma olen suitsetanud 10,5 aastat ja ma alustasin 12 suitsetamist. Ja ma jätsin maha 22 või? 22 jätsin maha, jah. Võt, ja nüüd ma ei ole 4 aastat tavasõitse teinud. Vahepeal ikka olen pisteliselt niimoodi. Ma ei tea, joogisena teinud. Aga see, et ma hakkaksin kainena igapäevaselt konitama nii, nagu ma enne seda tegin, siis ups, ei aitäh. Et kas ma teen siis mokatubakat või siis ma teen seda piipu. Võt, et pigem eelistaks nagu piipu. Sest, et ei ole mingisugust haisu ja mina ei tea. Sest nii ongi. No nii, tänane päevaplaan on vinguda, jõnnida, vihata, lihtsalt olla vahest ilus. Tegelikult ma olen alati ilus. Mis veel? Mis mina ei tea? Ma ei tea. Tegelikult tahaks täiega magada veel. Mõni oli suht katkendlik sellepärast, et minu kaasled täiega laiab. See haige vend. Ma pean taguma teda. Et ta koomale tõmbaks, ma saan magada ka. Vaata, ma olen täiega unine tegelikult. Mul tuleb üks koosolek kell 9. Ja siis teoreetiliselt ma pean tegelikult ära tegema selle koolituse
hakkaks siis seda asja, sest teoreetiliselt järgmisel nädalal peaks nagu koolitus läbi saama. Aga ma jätsin ühe selle nägemata. Ma loodan, ma saan tagantjärgi ära teha. Mul läks eelmine nädal täitsa meelest ära oma selle olemisega. Depressiivse olemisega. Aga me ei anna alla. Aga me ei anna alla. Me teeme ära. Me saame hakkama. Aga lihtsalt tahaks natuke magada ja siis tahaks süüa pärast peale seda. Täna toitame tervislikumalt kui eile. Eile oli siuke, ma ei tea, eile oli siuke nagu ta oli. Ja I love it haigutamist. Varsti on neljapäev, saate aru, varsti on neljapäev appi. Siis tuleb see grupivestlus. Issand jumal küll. Ma ei ole tegelikult varasemalt grupivestlustes osalenud. Aga see tundub juba nagu veits siuke hirmuäratav või midagi. Arvatavasti võtab prikapaliini sisse. Et normivalt ennast tunda, sest et saate aru, ma hakkasin kokutama. Tegelikult mu isa kokutab siis, kui mina ei tea, siuke ärev hetk on või midagi. Ja ma unustan sõnu ära. Ma ütlen niimoodi, et mul siukest asja ei ole olnud varasemalt, aga see on viimane mingi 2 aastat. On selline asi mul. See on päris siuke, ja ei tea, suht rõve. Õnneks ma niimoodi päris ei tee, et korra nagu kõks käib ja ongi nagu niimoodi. Ma usun, ma olen täiega närvi vahest oma haigutamisega. Aga ma ei saa mitte midagi teha. Kõige näljakam on see, kui ma praegu istuks lihtsalt telefonis. Ma ei haigutaks ju. Ma ei tea, miks praegu niimoodi on. Ei tea. Aga selle kokutamise asja juurde tagasi tulles, siis mul on ehe näide sellest, et ei tasu tabitada midagi ausalt nagu. Sest et enne tarvitamist ma ei kokutanud. Ja kusjuures praegu ma nagu täiega pidurdan mõndades asjades. Ma ei handli vahepeal olukorda ära või mu aju jookseb nii errorisse, kui võimalik on. Ma vaatan otsa ja siis mõtlen, et nagu, mis sa tahad minust? Nagu, miks sa praegu ajasid mu aju errorisse? Jumala lihtne küsimus või nagu mul paluti tõlkida eesti keelest vene keelde. Ja mul lõi aju errorisse. Ma sain aru, et ma ju tean ju teoreetiliselt, kuidas seda tõlkida, aga mul lihtsalt ei tulnud mitte midagi. Aga ongi see, et mu aju alles taastub sellest tarbimisest. Ajul läheb täiega kaua aega veel taastuda. Nii et ma ei tea, mis mind veel ees ootab. Jah. Aga ma lähen tukun arvatavasti. Ma ei saa, ma olen siuke unekas. Kõitsa haige. Ma just lähen tukun. Ma praegu kokkan. Kusjuures, kui te tahate, et ma näitaks teile enda seda tervislikku toitumist, siis te võite kommentaaridesse kirjutada. Et siis ma saan näiteks järgmine nädal näidatagi reaalselt terve nädal, mida ma söön ja kuidas ma toitun. Sest, et toitumine on tegelikult üks kõige tähtsamatest, ta on kõige tähtsam jah, vaimse tervise juures. Et kindlasti oleks kõht täis ja väike. Et andke nagu märku. Ma panen community'sse ka nii polli. Et kas huvitaks selline asi. Ja kui jah, siis kindlasti näitan. Sest et ma ise praegu alles katsetan retsepti igasuguseid asju. Ja tundub, et mul isegi täitsa tuleb välja. Tegelikult kokata ma oskan.
et ma teen kiirelt ära ja siis meil niikuinii kohe varsti hakkab koosolek. Et siis puder, üleöö puder, kiire puder praegust ma ei pannud ööseks seda. Nii kaua tõmbab ja siis ma söön ära selle. Ma ütlen niimoodi, et mul on mega keeruline keskenduda, nagu täiega keeruline. Pask on see. Kändib. Jah, praegu teen seda loengut, on ju, seda ravimees ja see veel kestab mul endiselt. Ja saate aru, ma lihtsalt loen, on ju, ja mul käib mingi 100 mõtet lihtsalt peas. Nagu full 100 mõtet peas. See huvitav, mis tema teeb? Sellised asjad nagu, ja siis proovi nagu keskenduda või nagu, wow, kuule, loeme nüüd nagu. See on nii keeruline, vähemalt mulle tundub ja siis ma vaatan seda, palju mul veel lugeda on jäänud, see on mingi fuck noh, ei viitsi, aga peab, ma teen seda kõike enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, nii et